tänu, Jeesus. Isa, me täname, et see on sinu igatsus, et meie igatseksime olla sinu lähedal. Isa, see ei ole mitte meie, vaid see on sinust antud igatsus. Isa, on ainult sinu püha vaim on see, kes saab panna meid janunema sinu järele. Ja Jumal, ma palun, et see taevane ligiolu, issand, kus kohtuvad sinu igatsus ja meie igatsus, et see saaks olla praegu meie osa. Et see saaks olla praegu iga üksik osa, kes on tulnud sellesse püha kotta või vaatab seda ülekandena oma kodust. Jumal, me palume, et sinu tahe sünniks meie eludes. Aamen. Armas kogudus, tore on taas üle pika aja jälle teie ees olla. No nii. Tehnikaga ei ole mul eriti suurimat sõprust. Ja on olnud väga kiire ja pingeline aeg, nagu te teate, et õdede elu ei ole olnud viimasel aastal kerge. Ja nii ei ole ka tegelikult see mööda läinud aasta olnud mulle sugugi kerge. Ja meie Karjane ja minu abikaasa on olnud väga armuline ja pole palju ülesandeid mulle andnud, välja arvatud see, et olla endiselt oma kallima kõrval. Aga nüüd, kui Allan küsis, et kas ta tohib panna mind kavasse, siis ma tundsin, et ma julgen öelda jah, sest et mu südames oli üks mõte, üks lause, mis tõusis esile. Ja tihtilugu on nii, et Jumal nagu valmistab alati ette. Ma olen seda küll oma elus pannud tähele. Et kui ta tahab, et midagi meie elus kas muutub, siis ta ikka tahab ette kõnetada, tahab anda seda meie südamesse. Ja üks asi, mida kindlasti Jumal igatseb, ta igatseb näha oma kogudust tugevana. Ta igatseb, et kogudus võiks kasvada. Küsimus ei ole mitte Viljandi baptisti koguduses, vaid Jumala riigis maa peal. Ja me teame, et kogudus on Kristuse ihu maa peal. Ja ma arvan, et igal ühel meis, kes me oleme selle koguduse hoone otse kui vaimulikud osad, meil on mingid ülesanded. Ja Jumal igatseb, et see hoone oleks tugev ja et ta ei langeks, kui tulevad tormid ja tuuled ja raskused. Aga ma ei räägi täna maja ehitamisest. Ehkki ma olen ehitaja tütar. Lause, mis mind on kõnetanud ja ma isegi ei tea, kus ma kunagi selle sedeli sain. Ja mõte on see. Ära mine sinna, kuhu on juba tee, vaid mine sinna, kus teed ei ole ja ole tee rajaja. Väga kerge ja mugav on liikuda mööda teed, mis on juba ehitatud. Ja ma arvan, et me oleme täna kõik mööda teed siia tulnud. Me ei kujutaks enam elu ette ilma teedeta. Võib-olla inimesed, kes elavad, ma ei tea kus, millistes riikides veel džunglites, peavad iga oma sammu ette mingi machete või millega iganes endale teed rajama, et jõuda ühest punktist teise. Meie elame mugaval ajal. Võib-olla isegi
minu isa lapsepõlves, kui tema väike poiss oli, ei osanud unistadagi sellistest teedest. Tuli rajada teid ja teede rajamine ei ole üldse kerge. Võib-olla lapsed rajavad liivakastis endale väikseid sõiduteid, need on armsad, või rannaliival. Me praegu rajame oma aeda kõnniteid. Ja see on olnud päris mitu head kuud tööd Allanile. Teede rajamine vajab varustust, vajab jõuvarusid ja vajab ka oskusi. Ma tegin ka ühe raja, kui me kolisime siia 6 aastat tagasi, siis me hakkasime nagu tühjale lapile oma kodu rajama ju ja aeda ja siis mina olen ka kividest ühe niisuguse väikse teekese teinud oma kiviktaimla ümber. No, seda ei anna võrrelda sellega, mida nüüd, kui Allan on ehitanud mingeid õigeid radasi ja on teinud õiged alused ja palju rohkem vaeva näinud ja kaevanud ja kruusa pannud ja liiva pannud ja täpselt neid kive sättinud kui see, kui mina lihtsalt nagu sättisin kuidagi neid kive seal. Ei ole üldse nii ilus, aga see polegi mõeldud kõndimiseks. Aga nagu saate aru, siis teed on olulised ja olulised on, kuhu need teed viivad ja millised märgid on selle tee ääres. Ja kahtlemata me saame aru, et täna koguduses me räägime teede ehitamisest, teede rajamisest ülekantud tähenduses. Ja teed kindlasti vajavad korrastamist. Isegi vahel on nii, et need teed, mis ilusti on rajatud, siis siin Eesti kliimas näiteks, jälle talv teeb oma töö, jälle on suured augud või teeb kuumus oma töö, sulatab asfaldi üles ja tuleb üks suur auto, kes teeb väikse manöövri seal kuskil meie väikses põiktänavas ja on sügavad vaod asfaldi sees. Teed saab väga hästi rikkuda. Sõjatingimustes on teed ka üheks märgiliseks objektiks, et ära lõigata. Et ära lõigata põgenemine, et piirata. Ilmselt teate ajaloost Leningradi blokaadi, kuidas piirati ära väljapääsu tee, et inimesed saaks põgenema. Inimesed nälgisid, surid. Oli üks pääsetee üle Laadoga järve, aga see oli ohtlik, ka seda pommitati. Ja lisaks, mis ma veel mõtlesin, et teed ei ole ju ainult maismaal, teed on ka maa all. Looduses on rajad maa all, mutid teevad teid, aga meil on ka, mis meil seal maa all on, tunnelid, metrood, on liiklus lausa maa all. Muideks ma mõtlesin just Jack sinu peale, et on ka lennuteed. Meie vaatame taevasse, näeme pilvi ja päikest, aga võib-olla Jack vaatab taevasse ja ta näeb seal lennuteed. Kuidas piloodid oskavad navigeerida. Eedi, minu armsa täditütre vees siin, paneb mööda merd ja ma ei tea, milliseid veekogusid. Ja ka vetes on oma teed. See on nii huvitav. Aga me võime teed nagu võrrelda hoopis siis ka ülekantud tähenduses, jättes siis kõrvale need rändlindude teed ja nii edasi. Tegelikult mina ei ole piibliõpetaja, aga ma siiski lihtsalt vaatasin erinevaid kohti, kus piiblis on räägitud teede rajamisest. Ja tegelikult tee rajamisest räägib nii Vana Testament kui Uus Testament. Et keda me võiksime esile tõsta. Kui me läheme nüüd Vanasse Testamenti, siis kindlasti on seal prohvetid. Prohvet Jeremia ja prohvet Jesaja. Tooks esile kohe Jeremia 6.16, kus Jeremia ütleb, nõnda ütleb Issand, ta toob esile Jumala sõnumi. Seisatage teedel
ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee ja käige sellel, siis te leiate hingamise ja hingamispaiga. Kahjuks see rahvas ei kuulanud seda, ta tahtis käia oma teedel. Jesaja 58:12 ütleb, et ja sinu omad ehitavad üles muistsed varemad, nad taastavad endiste põlvede alusmüürid ja sind nimetatakse lõhutud müüride parandajaks, teeradade käidavaks tegijaks. Mooses, 5. Mooses 30. peatükk. Ja ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada. Armastades Issandat oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoides tema poole. Teise ajaraamatu 27, mis räägib kuningate lugudest, loeme noorest kuningast Jootamist, kes oli ainult 25-aastane ja tema eluloost. Ta tegi seda, mis oli Issanda silmis õige, kõigiti nagu ta isa Ussia oli teinud. Kusjuures ma ei võta neid tekste lahti praegu, aga seal ka väga imeliselt oli esile toodud ka Jootami ema Jumala kartlikkus. Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korraldas oma teid Issanda oma Jumala ees. Ta pani tähele, mis on Issanda silmis õige. Ta taastas, ta ehitas, ta rajas, ta oli kuningas. Aga ta tegi seda Jumala meele järgi. Ja kui me nüüd mõtleme, et see noor kuningas korraldas ja korrastas teid, siis mida see võis teile tähendada? Mida see võis tähendada selle noore kuninga elus? See kindlasti tähendas mingeid muudatusi, korrigeerimisi tema enda elus. Ta katsus läbi oma motiivid ja ta parandas meelt seal, mis ei olnud Jumala silmis õige. Me peaks mõtlema sellele, et Jumal on meid kutsunud oma radadele. Jeesus on juba meile rajanud tee. Ma mõtlesin, et inimene on 2 korral täiesti üksinda. Siis, kui ta sünnib ja siis, kui ta sureb. Jah, väliselt ja füüsiliselt võib keegi olla ta kõrval, aga tegelikult reaalselt on inimene täitsa üksinda. Ja küll nüüd on hea teada, et ainus, kes saab olla inimese kõrval nii sündimise hetkel kui siit ilmast lahkumise hetkel, on Jeesus Kristus, Püha Vaim, tema inglid, vaimne armee. Ja ta on tõotanud, et me ei ole kunagi üksi. See on tohutu arm. Selle tee on ainult teinud meile Jeesus. Seda teed ei saa meie ise keegi korraldada. Me saame ainult seda teed vastu võtta, sellele teele minna ja sellel teel olla. Aga olles siis tee valmistaja, Uus testament, no kahtlemata ma usun, kui me nüüd mõtleme Uue testamendi peale, siis kes oli see tee valmistaja? Keda inimesed arvasid, et kas sina oled see tõotatud Messia? See oli ristja Johannes, kes tuli ja ta rajas teed kellegile teisele ja maksis oma elu hinna. Ta ise ei käinudki sellel teel. Ta tegi selle tee, ta sillutas selle tee ja läks selleks, et sai tulla Jeesus Kristus. Mis oli ristja Johannese sõnum?
Jesaja raamat kuulutas ette ka Ristja Johannese tulekut. Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala, kes valmistab sulle teed. Ja Mattuse 3.3 on öeldud, tema ongi see, kellest on rääkinud prohvet Jesaja. Hüüdja hääl kõrbes, valmistage issandale teed, tehke tasaseks tema teerajad. Nii sündiski, et Ristja Johannes oli kõrbes, ta kuulutas meeleparandusristimist ja pattude andeks saamist. Me oleme harjunud teedega oma elus, aga vahel me unustame ära, et meie elus on olnud need inimesed, keda Jumal on läkitanud meile teerajajaks, meie eluteele, kes on valmistanud meile pinda ette. Meil on olnud need, tänu kellele me saame täna olla need, kes me oleme. Vaadates nüüd seda Ristja Johannese kuulutust, siis mida ta ütles? Ta rääkis, et kõik, mis on konarlik, võiks saada tasaseks. Mäed ja künkad, kõik, mis kõver on, saagu sirgeks, samuti konarlik. Mis see võiks meile jutustada? Kuristikuga täidetud tee, kuristikuga täidetud elu. Kui me kanname, võib-olla see on üllatav, aga ma julgeks öelda ja uskuda, et kui me oma elus oleme alaväärsuses, enesealetsuses, madalas enesehinnangus, siis tegelikult me oleme otse kui kuristikuga täidetud elus. Sest kui me kanname alaväärsust, enesealetsust, siis meie pilk on enda peal ja me ei liigu mitte kuskile. Me ei ole mitte kellegi teerajajaks ega liigu ka mööda neid teid, mis on juba rajatud. Meie elu eesmärk jääb saavutamata. Meie potentsiaal, see lugu, mida Jumal on tahtnud sinu läbi elada siin maal, see jääb ju teostamata. Sest jah, me kõik vahel tunnemegi seda. Me tunnemegi seda oma nõtrust, me tunneme seda, et me ei ole väärt. Aga tead, Jumala silmis see on patt. See ei ole see õige alandlikkus. Õige alandlikkus on see, et sa oleksid julge ja astuksid välja seal, nagu Sille pidi võõra inimese juurde minema. See oli alandlikkus. Alandlikkus on see, kui sa oled sõnakuulelik Jumalale. Muidugi, Jumal hindab sellist tasast loomust. Aga samas, kui palju me näeme piiblis temperamentseid kujusi, no Peetrus eriti tasast muljet meile ei jäta. Ma arvan, et me peaks olema need, kes me oleme. Me ei tohiks karta emotsioone. Mäed ja orud ja kingud, mis oleks vaja tasaseks teha, kui me rajame oma teid, on liigne rahulolu, uhkus, liigne enesekindlus, minakesksus ja kogu elu jälle tiirleb minu naba ümber. See on see, et ma võin ka lati nii kõrgele seada enda jaoks ja ma ei saavuta seda mitte kunagi ja ma olen kibestunud ja ma olen pahane ja ma olen solvunud.
Ma võin selle sama lati kellegi teise jaoks väga kõrgele tõsta, oma õe või venna jaoks. Ja ta ei täida seda. Ja ma olen jälle kibestunud, solvunud, pahane. Ja enesega väga rahulolev inimene. Mina. See oli, kuidas see oli, see 2 inimest olid koos palvetamas templis. Üks oli nüüd selles alaväärsuse orus ja teine oli selles nii-öelda oma tehtud mäe otsas. Jumal, ma ei ole selline nagu see seal, see Elois, kes seal istub, on ju. Elois, ma väga armastan sind. See tähendab seda, et ma hindan ennast. Mul ei olegi meeleparandust vaja. Mul ei olegi armu vaja, sest ma olen nii täiuslik. Ma täidan kõike käsku. Mul ei ole mitte ühtegi puudust. Vaata aga peeglisse, ütle iga päev endale, ma olen ilus, tubli, arukas. See ongi see selline tänapäeva mõtte, siukene laad. Ja iseenesest ega seal midagi valet ei ole, kui sa oled seda koos Jeesusega. Jeesus on sind teinud ilusaks. Ta on andnud sulle jõu, et tööd teha. Ta on sulle andnud, kõik, mida sa vajad. Nii et meie teelt peavad ära minema need kuristikud või need löökaugud, mida on kas hingevaenlane teinud või meie enda lohakus. Need tuleb täita Jumala armuga. Mäed ja kingud saagu tasaseks, need uhkuse mäed, üleolevus, enda paremaks pidamine kellegist teistest tuleb ära võtta. Praegu seoses nende mägedega tuli üks lugu meelde. Laura, sa oled seal kõige taga, kas sul on see lugu meelest sellest kingsepast? Me rääkisime siin, tule räägi. Meil oli, tule täpselt nii, meil on suvi ära üldse, tunne ennast halvasti. Me olime sellel nädalal siin risti all teatud noortega, keda Jumal pani südamesse. Siin oli, kindlasti oli ka Laura. Ja meie keskel oli veel üks Jumala naine, kes meid teenis. Ja kusjuures see lugu räägiti natuke ka suunitlusega sulle. Räägi seda lugu, seda kingsepa lugu ja seda merelugu. Detailid võib-olla ei ole päris hästi meeles. Mis riigis see toimus? No ühesõnaga kaugel maal, kuskil. Tõesti lugu 1200. Jah. Igal oli seal, kus praegu ISIS jah, et seal elasid kristlased, kellel läks väga hästi. Nad olid väga edukad, nad olid usus tugevad. Aga kohalikele, kas nad olid sealt kohalikud, nad ei olnud kristlased. Kes nad olid? No siis, jah, nendele see ei meeldinud. Nad ei saanud päris hästi aru, et miks neil nii hästi läheb. Ja siis nende juht, või kes see kõrgemal oli, kutsus need kristlased kokku ja ütles, et teil on 10 päeva aega, et liigutada see mägi Jumala väega või ma tapan teid kõiki ära, lasen teid kõiki hukata. Ja just, et Jumal siis on nii võimas, et ta saab seda teha ja need kristlased läksid koju ja hakkasid palvetama. Ja nende seas oli üks pastor, preester, usumees, kes siis sai unenäo, et ta peab minema ühte külla ja seal on ühe silmaga kingsepp ja tema suudab seda teha. Ja see usumees siis läkski. Ta otsis selles linnas, külas selle ühesilmse kingsepa ülesse ja ütles talle, et ma sain ilmutuse unenäos. Jumal ütles, et sina oled see, kes saab tulla seda mäge liigutama. Ja alguses see kingsepp mõtles, et kuidas mina, et ma ei tea, et mul oleks niisugust väge, aga ta usaldas Jumalat, ta oli ka väga tugev usus, et miks tal ka üks silm oli seetõttu, et ta mõõtis ühele naisterahvale jalad alda, et talle kinga teha ja ta nägi natuke rohkem kui vaja, et natuke rohkem säärt siis ma eeldan sellel ajal. Ja piiblis on öeldud, et kui sulle ei meeldi see, mida su silm teeb, siis võta ta välja ja ta oli väga siis sõna-sõnalt seda võtnud ja ta võttiski selle silma välja
et siis ennast distsiplineerida, et ta oli nii kirglik usus. Ja ta läks selle usumehega kaasa sinna kristlaste juurde ja kui see päev oli käes, siis ta läkski sinna mäe juurde ja Jumala abiga ta liigutaski selle. Ta tõstis risti ja siis see mägi liikuski. Ja. Mul tuli selle mägedega meelde, aga see on tõesti sündinud lugu, et ma küll mõtlesin sellelt naiselt täpselt seda ajaloolist lugu nagu üle küsida. Muidugi sealjuures Jeesus ei mõtle seda, et me peaks füüsiliselt endale liiga tegema, aga see mees, teatavasti ajaloos on seda juhtunud, et inimesed on seda teinud ja tõesti see kingsepp ütles, kes olen mina? Kes olen mina? Ja tal ei olnudki mingit muud lootust, et mina lähen ja liigutan selle mäe, sest tegelikult neid oli 10 000 oli neid kristlasi, keda lubati maha tappa. Et teie sõna ütleb, et Jumal, et kui sa ütled sellele mäele Jeesuse nimel, liigu paigast, siis ta liigub. Ja kui ta nüüd 10 päeva jooksul, ma annan teile aega, ta ei liigu paigast, siis me tapame teid kõiki ära. See oli 10 000 kristlast ja see oli tohutu palve ja paast ja seal olid ka väiksed lapsed pandi palvetama ja kõik. Seal oli kas elu või surm. Ja siis Jumal andis nägemuse. Sest et inimlikult sellised asjad ei ole lihtsalt võimalikud. Ja seda sealsed kristlased selles paigas mäletavad ja ISIS käib seda kohta pidevalt ründamas ja mägedes see oli. Ja päriselt on see asi juhtunud. Niisiis, aga ma usun, et need uhkuse mäed ja kõrkuse ja üleolevuse, kui me tunnistame, siis Jeesuse vere läbi need saavad meie teelt kaduma. Mis on kõver, see saagu sirgeks. Nagu tänagi Triin alguses rääkis, me ei taha tegelikult kuulda tõde. Tõde väänatakse, must tehakse valgeks ja valge tehakse mustaks. Me oleme keerulisel ajal elame. Ja me teame, et mis on tõde? Jumala sõna on tõde. Jeesus Kristus on tõde. Ja see, mis on vastuolus Jumala sõnaga, see ongi kõver. Ei ole pääsu. See on kõver. Meil on antud üks mõõdupuu ja see on Jeesus Kristus. Ja mis on kõver, saagu sirgeks. Ja 4. asi, mis selles tekstis välja tuli, mida Risti ja Johannes õpetas, oli, mis on konarlik, saagu siledaks maaks. Armastus katab kinni pattude hulga. Oi, kui palju on meil konarusi. Oi, kui palju on meil nukke. Aga see nüüd on see, et kui see nüüd üks nukk tabab kedagi teist, siis me saame aru, et meil on veel siin nukid ja siin on veel konarlused, mis vajavad seda kedagi teist enda kõrval, kes ihub seda, kes toob esile. Oi, kui palju sa avastad, et sa mõtled kellegi suhtes ja ma tean, ta ei tunne Jumalat ja ma tean, et ta teeb ülekohut ja ma tean, et ta ei tee õigeid asju. Ja siis sinu lihane loomus reageerib sellele. Sa oled pahane, sa oled ärritunud, sa oled solvunud selle peale. Kuidas nii võib? Sa pead mõttes dialoogi selle inimesega. Ja siis sa lähed Jumala, et Jumal, palun võta see ära. Palun võta ära, palun aita minul anda, kogu kohtumõistmine on sinu käes. Sina tunned ja sina tead kõike. Sina tead palju paremini kui mina. Niisiis täidame need löökaugud ja kuristikud. Võtame need uhkuse ja kõrkuse mäed. Kui me midagi teame teadlikult, et on valet ja kõverat, siis laseme need asjad Jeesusel sirgeks teha ja täidame kõik konarused, kõik ebatäiuse armastusega. Need on piiblilood ja tegelikult
apostlite teod, kui me hakkame mõtlema sellele, nii apostel Paulus, apostel Peetrus, nad olid teerajajad. Nad läksid sinna, kuhu mitte keegi ei olnud läinud ja olid teerajajaks. Kõiki meid ei ole kutsutud apostli ametisse. Selleks, nagu ma ütlesin, et on vaja teed rajada, on vaja oskust, on vaja jõudu, on vaja varustust. Kui Jumal on sind kutsunud midagi tegema, kuskile minema, siis ta annab sulle jõu, ta varustab ja ta teab ka, et see ongi sinu rajatud tee praegu, mis sa tegema pead. Ma olen seda oma elus kogenud. Ma mõtlesin selle peale, lihtsalt täna Tuuli siin tunnistas, eks. Kas mina oleks seda kuidagi osanud ette aimata, et ühel päeval ma töötan Karksi-Nuias seal, kus elab Tuuli ja töötab Tuuli ja kes palvetab oma Viljandi koguduse pärast ja palvetab oma Karksi-Nuia ja selle piirkonna pärast. Jumal, saada kedagi siia. Ja kui mina sinna kohale jõudsin, siis uskuge mind, minu tööalased uksed on olnud nii avatud, et kõik see, mida mina küsima ei pidanud, oli minule valmistatud. Sest keegi oli palvetanud. Keegi oli eest palvetega sillutanud teed. Kui ma loomulikult mõtlen oma elule, siis kahtlemata minu esivanemad on palves sillutanud teed. Kahtlemata need inimesed, keda ma olen märganud enda ümber, kes on Jumalat järginud, mitte ainult ma ei ole nende palveid kogenud, vaid ma olen näinud nende elu. Ma olen saanud osa nendest headest tegudest. Head teod on need, mis sillutavad tee. Kui sina teed head, siis sa nagu lood ühe raja, kas või enda südame juurde, aga seal südames elab ka Jeesus. Kas või see, et oli nii tore üllatus 6 aastat tagasi, kui me kolisime, siis me ei tundnud mitte kedagi enda ümber. Meie oleme nüüd need, kui jälle uus naaber tuleb, meil on üsna palju neid naabreid seal, siis me lähme kohe aia äärde, kohe lähme küsime, kuidas läheb. Oi, mul praegu salatit nii palju, kindlasti tahate, on ju, ja jälle saan kohe suure sületäie anda, on ju, väike laps üles, mis on lapse nimi? Oi, mul ilusad punased maasikad. See tähendab seda, et sa ise lähed ja rajad teed, aga mis ma tahtsin öelda, ühed naabrid juba teadsid meist, meie neist ei teadnud. Küll oli hea, et keegi, meie ühistuttav, kristlane, teadis, et me kolisime sinna ja jõudis naabritele rääkida, et teie kõrvale kolisid ühed toredad inimesed, keda tema väga usaldab ja mis ta siis meist võis rääkida nii, et nad ei kartnud enam meid, nad julgesid meiega suhelda, nad julgesid meiega kohe tutvust teha, siiamaani suhtleme. Keegi oli midagi rääkinud ja kui sa kohale jõudsid, siis oli just, kui sul üks usalduse tee sillutatud. Ja teate, neid asju on tegelikult nagu nii palju, kui me hakkame oma elus mõtlema, aga ma usun seda, et küpsete kristlastena Jumal tahab, et meie oleksime teesillutajad, et meie oleksime teerajajad. Kahtlemata kõige olulisem on see, et me kuidagi paneksime sellele teele, kus inimesed peaksid jõudma Jeesuse risti alla. Kas või mõned need munakivid sinna selle tee peale. Armastust, hoolimist, märkamist, tähelepanu. Ma mäletan, ma õppisin keskkoolis ju sügaval nõukogu ajal. Ma õppisin isegi veel meditsiinikoolis ateismi ja teaduslikku kommunismi ja kõike veel. Aga kui ma õppisin Kohila keskkoolis, Kohila, kus siis on minu vaimulikud juured,
kus on olnud meie esivanemad, kus on olnud meie kogudus, siis nii huvitav, kui see oli, siis selle kooli direktor, minu õpetajad, õppealajuhatajad, nad olid otse kui minu jaoks nagu salajüngrid. Nende südametes oli keegi kristlane teinud oma töö, nad olid näinud kristlasi oma eludes, nad olid kogenud kristlaste armastust. Ja nüüd minu ema teadlikult viis meid Kohila kooli. Ja teate, minu jaoks oli rajatud tee, ma ei pidanud seisma selle eest, et minust ei saaks oktoobrilaps, et minust ei saaks pioneer, et minust ei saaks komnoor. Sellepärast, et keegi oli rajanud tee ja mul oli selline soosing õpetajate, direktori, kõikide poolt. Meid kaitsti. Väga paljudes koolides kristlased kannatasid. Ma võin öelda, et mina usu pärast ei kannatanud. Sest keegi oli rajanud tee. Ma tahaks kutsuda siia ette oma kalli täditütre ja tema mehe, et teiega natuke rääkida, esitada teile mõned küsimused. See tuleb üllatusena. Allan ja Koit, tulge teie ka, võtke kohe 4 tooli. Tulge siia ette. Ettel on ju nemad teenivad ridalas ja nemad tulid täna kosutust saama, aga Ettel sa pead ju teadma seda. Kosutus saab ainult siis, kui sa jagad. Nii, tere. Võtke istet siia. Ja ma ütlesin, et nad ei pea jutlustama, aga Koit, sina ja ka isa kõrvale. Ja võtke üks mikrofon ka, olge siin 4. Ja mina, kuna jutlus, siis minul tuli täna selline mõte, et ma tahaks teilt lihtsalt küsida. Et ei oleks ainult minu näiteid. No kogudus on minu näiteid nii palju kuulnud juba, on ju? Et minu näiteid ja minu lugusid. Ja kohe tuleb Allan, aga ma ei tea, kas mõni mikrofon on juba olemas ka. Et ma tahaks lihtsalt esitada teile mõned küsimused. Ettel, kui sina mõtled praegu oma elule, kas sa oskad välja tuua ja jagada kedagi, ma mõtlen inimest või isikut, kes on olnud sulle otse kui teerajajaks? Tere minu poolt kõigile. Muidugi, esimesena kohe tuleb see, et minu ema ja isa. Sellepärast, et ma kasvasin ju pastori peres, kristlikus peres, kus ema ja isa võtsid meid igale poole kaasa. Me oleme oma õdede-vendadega sellest rääkinud, meid on kokku 6 õde-venda ja rääkin sellest, et isa ja ema olid väga-väga tihedasti see kogudusega seotud. Väga palju oli see aeg just nagu matuseid. Sest selle aja kogudused olid ikkagi jõudnud sinna, et see ärkamisaja inimesed, kes olid kogudusse tulnud, olid aeg minna taevakoju, siis isa ja ema võtsid kõik meid 6 last kogu aeg kaasa matustele. Nii et ma võin öelda, et ma olen väga palju sadu matuseid oma elus läbi käinud ja alati me lõpuks ütlesime, et me oleme nutunaised, sest lastena meil oli alati kahju, me isegi ei tundnud neid onusi, tädisi, aga meil oli kahju, et nad surid ära. Aga me olime selles sees ja selles keskkonnas ja nüüd, kui me oma abikaasaga teenime kogudust, siis tegelikult kindlasti ma teen väga palju samamoodi, nagu mu isa ja ema ees tegid, sest nad rajasid teed lapsepõlvest alates.
aga Eedi, sina oled nüüd tulnud teistsugusest taustast, et oskad sina välja tuua, kui sa nüüd mõtled oma elule, et see, millised õiged rajad on sulle keegi ette tallanud? Siia rääkime? Okei. Kui ma nüüd tagantjärele olen oma elu üle nagu mõelnud, siis kindlasti oli minu jaoks väga oluline minu vanaema. Sest mul lasteaias hoiti mind 3 päeva, kuna siis ema sai aru, et lasteaia kasvatajad tahavad ka rahu saada. Et ma ei olnud seal nõus olema ja ma kasvasin vanaemaga. See oli väga tore aeg, ma ei teadnud, millises kirikus ta käib, aga kõik see nooruse aeg, ma olen ka tundnud, et ma olen nagu hoitud, vaatamata sellest olukordades, kus ma olen nagu olnud. Kindlasti oli, ma arvan, vanaema palved. Sellepärast ma hindan ka praegu seda aega, kui ma saan olla ise vanaisa ja ma proovin olla võimalikult hea vanaisa. Vanaema siin kõrval muidugi ütleb, et temal nii lihtne ei ole, sest vanaisa ju lubab kõike. Ja laps võib süüa kõike ja muidugi võib, sest vanaisale on kõik lubatud. Kindlasti on üks teeraja minu abikaasa sellepärast ja tema pere selles mõttes, et kui tema ei oleks mind kirikusse kaasa kutsunud, siis ma võib-olla ei oleks sinna ka teed leidnud. Ühelt poolt see kartus või jalavärin, et äkki ta siis üldse ei tule, ei taha mind tunda. Ma ei tea, mida ta mõtles. Aga sinna ta mind kutsus ja nagu ta kutsus paljusid, aga üks jäi selles mõttes. Aga ei, ma olen tänulik Jumalale, et see teekond, millel ma olen, me kõik oleme teekonnal. Ja seda teekonda me ka tänasel päeval siin koos ja õpime käima. Ja teed tundma läbi Jeesuse Kristuse ja tõesti, mina olen tänulik, et neid inimesi minu elus on olnud. Anna edasi. Ma ei tea, kas sa küsid veel mõne küsimuse või? Sama küsimus. Jah, kindlasti mul samamoodi mu isa, kellega ma ka käisin matustel kaasas. Sellepärast, et ema oli tööl ja mina olin isa hoida ja eks ta on, et kui palju seal oli omal ajal nagu seda teadlikku tegevust, eks ole, et nüüd me mõtleme ette, et me näitame nüüd lastele ette ja nemad siis teevad kõike seda järgi, ma hästi ei usu seda. Aga ma arvan, et see oleks olnud ka kunstlik, kui oleks olnud selline teaduslik ettevalmistus tulevaseks eluks. See oleks kentsakas ilmselt olnud ja eks me samamoodi kutsume ju mitte teadlikult inimesi nagu enda ellu või kaasa, eks ole, et tule käi koos minuga või järgi mind, eks ole, et erinevates küsimustes ja eks sealt need eeskujud tulevad ka, et kelle järgi me oleme mingil hetkel oma elus käinud, et ühel hetkel olin teismeline ja siis isa ja ema ei olnud enam eeskujud, eks ole, et noh, siis tulevad teised eeskujud ja oma usuelu pärast pöördumist oli loomulikult pastor oli suurem eeskuju kui isa, eks ole. No, aga need on sellised erinevad sellised ajad elus, kus me leiame omale need eeskäijad, kelle moodi me tahame olla. Ja Koit. Kas vastuse variandid on ka? Ei ole. Ma arvan, et ma võiks välja tuua kolm inimest ja kõik tulevad tegelikult pereringist. Et alustades võib-olla siis üles kasvades, käies igasugustel kristlikel noorteüritustel, siis oli alati siuke, et ahah, Koit, jah, sa oled see Joonase vend või? Et siis oli, minu vend Joonas oli see, kes oli nagu justkui käis enne mind ja siis nagu mind justkui tunti nagu, sest noh, et ma olen tema vend, et sa oled see Joonase vend, ja siis see oli ka siuke, et peale seda olin mina ja Eliisabeth oli see, et sa oled see Koidu õde või?
ja see oli niisugune omamoodi naljakas, aga kindlasti see oli niisugune väike tee rajamine, nende võrgustiku loomine ja uute tutvuste ja kõige selle juures. Teine, ma arvan, kindlasti on minu ema ja see tuleb meelde kindlasti koolis, sest ma arvan, et ma olin kõigi õpetajate lemmik peaaegu, ma arvan, et muidugi oli põhjust ka, eks ma olin ka tore koolipoiss, aga kuna mu ema töötas siis kooliõena, siis kuidagi kõik õpetajad olid nagu kuidagi paremini meelestatud, et Koit, et tore poiss ja aga kõik oli tänu emale, kes siis oli siis kuidas ma ütlen, see erevalgus seal kooli võib-olla töötajate ja õpetajate hulgas, sest kõik teadsid, et see meie perekond ja ka Talvi on tuntavalt teistsugune selle võib-olla nii-öelda eluväärtuste ja kuidagi eneseväljenduse osas ja Talvi oli lihtsalt erinev selles osas teistest. Ja kolmas on, ma arvan, et mu isa, sest jõudes nüüd ka ise sinna aega, kus siis ka mul on väike laps, siis ma paratamatult ma vaatan seda, mis on olnud ja see on midagi, mida ma tahan jäljendada ja et ei ole selline tundmatus kohas vette hüppamine või raske nagu ratta leiutamine, et ma ise olen ju sealsamas olnud ja ma tahaks nagu mõelda, et ma ise olen suht hästi välja tulnud, et peaks midagi sarnast tegema oma lapsega, et võib-olla saab ka, nagu mu isa armastas öelda, et sinust saab veel asja, kui külm ära ei võta. Jah, aitäh, see on väga armas muidugi. Aga ma tahtsin, üks küsimus on veel, selles mõttes, et kas te jõuate veel kuulata? Jõuate kuulata? Et teine küsimus on see, et nüüd me rääkisime, et tõime esile mõned inimesed. See vist ei kosta hästi või kostab. Aga nüüd üks on eeskuju, kes on nagu oma tegevusega olnud nagu teerajaja sulle mingil määral, aga mis on olnud need vahendid, need tööriistad, mida sa oled märganud, mida sa kindlasti tahad ise oma elus kasutada. Et mis on need meetodid, mida sa saad kasutada kellegile teisele tee rajamiseks või siis, mis olid need meetodid, mis sinu puhul juba nagu töötasid. Tegelikult natuke te mainisite, eks ole, et teie eest on palvetatud, aga võib-olla te oskate veel midagi konkreetselt öelda, et te võite, Koit, kas sa oled valmis? Ma arvan, et suurim asi on olnud nende inimeste karakter ja ma arvan, et see on suurim tööriist, sest me võime oma suuga suure linna ehitada, aga kui me teod ei käi sellega kaasas, siis sellel pole vundamenti. Ja kui meie elu kuulub Jumalale igas aspektis, siis meie karakter, meie eluviis, see on sellega kooskõlas. Ja ma arvan, et see on niisugune suurim teerull, mis võib käia nagu ees, on see, et Koit või Talvi, jah, ja siis tuleb meelde inimese karakter, et ta oli nii armastav, ta oli nii hooliv, ta palvetas, ta kandis hoolt, ta ei rääkinud taga ja ma arvan, et see karakter on see, mis peab vastu sellele tuulele ja kõigile tormile, mis on ees, et lihtsalt sõnad võib-olla ei ole piisav, aga niisugune tervik eluviis ja karakter on, ma arvan, see, mis minul kohe pähe tuli. Ühe laulu sõnad ütlevad, et Jeesus on vastus. Et oleneb nüüd küsimusest, mida sa küsid, et milles on küsimus. Et kui näiteks sul ei ole, ma nüüd kaldun natuke teemast kõrvale, kui sul ei ole seda, nagu keda eeskujuks võtta, et mida siis nagu teha, kui ongi nagu valik ainult halbade eeskujude vahel, et mida sa siis teed, siis sa võtad Jeesuse eeskujuks. Sest need, kelle jaoks meil on olnud head eeskujud, kes on Jumalat tundnud, eks ole, olgu see siis kas perekondlik läbi põlvkondade selline kristlik taust juba, ja meil on need isikud, eks ole, kes on järginud Jeesust ja me tahame järgida Jeesust nii, nagu nemad järgivad.
ja teha asju nii, nagu nemad tegid, aga kui seda ei ole, siis tulebki minna kohe selle algallika juurde, eks ole, et jätta need vahepealsed vahele ja järgida lihtsalt Jeesust. Ja üks asi, mis ma tahtsin nüüd, kuna see on viimane küsimus, siis armas kogudus, ma arvan, et te ei pea otsima kaua tegelikult eeskujusid ja teerajajaid. Mõelge nüüd Aamo peale, eks ole, ja mõelge, kus te istute täna. Ma julgen pidada Aamot teerajajaks, kellekski, keda ei mõistetud. Me ei räägi siin sellest, eks ole, et kuidas me oskame edasi anda või mida oleks saanud teistmoodi teha. Me räägime visioonist ja nägemusest, tee rajamisest. Ja tihti juhtub niimoodi, et meie teerajajatena ise mööda seda teed ei saa käia. Meie ülesanne ongi teed rajada. Näidata kellegile suund kätte või öelda, et tead, see tee on nüüd valmis, mine. Täpselt samamoodi nagu meie ei saa maitsta, ma tuletan eelmist pühapäeva meelde, me kanname vaimu vilja, aga vili ei ole meie jaoks, keegi teine maitseb seda. See on kellegi teise jaoks. Nii et need teed, mida meie rajame, me eeldame, et keegi tuleb meie järgi. Ja seda teed on käinud, eks ole, Meego ja Jakob. Ja teate, et Jakob sai eelmisel nädalal või sellel nädalal sai Baptisti Maailmaliidu evangelismi preemia või nominatsiooni või tunnustuse 3D koguduse rajamise siis pärast, eks ole. Keegi oli tee rajanud ja palvetanud, eks ole, ja te näete, et kes mööda seda teed lähevad, siis nad nagu ei eksi ära. Et ma tahtsin selle lihtsalt nagu edasi öelda teile, armas kogudus, et see on tohutu suur tunnustus mingisuguses väikeses Eestis. Nii et jah, ma rohkem ei ütle. Meil ridades kunagi öeldi, et sa võid rääkida nii pikalt, kui tahad, aga buss läheb kell 3. Et ma ei tea, kuidas teil linnas on. Me räägime tee rajamisest. Ma arvan, et me kasutame erinevaid tööriistu. Aga üks, mida me peame kõik ühtemoodi tegema, me peame oma aega panustama. Kui sa ei panusta aega ühe tee või hoone ehitamisse, te teate seda 3 põrssakese lugu, kes oma maju ehitasid. Üks neist panustas ikka väga palju oma aega. Ja see jäi püsima. Ja tõesti, ma arvangi, et meie igaühe jaoks just on see, et kuidas tegelikult meie aeg on üks osa meie elust. Kuidas me oma elu jagame teiste jaoks, oma lähedaste jaoks, oma laste jaoks, oma lastelaste jaoks. Ma nagu enne ütlesin, et ma olen vanaisa seisuses ja tõesti ma iga päev tunnen, et ma ei saa teha oma asju. Ma tahaksin teha hirmsasti oma asju. Aga see on valikute küsimus, sest need lapselapsed kasvavad suureks. Ja siis, kui minul võib-olla on oma asjade kõrval aega, siis ei ole neil enam huvi. Ma usun, et meie kõikide eludes on asju, mida me peame valima. Niinimetatud prioriteedid paigas olema ja tõesti ma soovin, et me erinevaid tööriistu kasutades rajaksime teed nii enda jaoks, aga ka kindlasti nende jaoks, kes meie kõrval on. Kui sa rääkisid, et osad lähevad džunglist läbi ja tõepoolest nad raiuvadki džunglist tee läbi ja mõne aja pärast seda teed enam ei ole seal. Aga ometi me oma eludega ju läheme ka elust läbi ja see tee, mida mööda me käime ja koos. Ma ei tunne teid siit nimepidi, aga ma tean, et te olete õed ja vennad. Ja tõesti on rõõm siin kojas olla ja näha seda, et kogudus elab. Te ei ole üksi.
koos Jeesuse Kristuse ja õdede-vendadega ta lähete sellel teel edasi ja lihtsalt andke oma aega oma õe ja venna jaoks. Ja eks ma mõtlesingi oma emale ja isale, et ega ei ole ju kerge panna oma 6 last ilusti riidesse sellel hommikul, kui olid tegelikult kõik pühapäeva hommikud. Tänapäeval palju kergemini antakse mingi asi lapsele ette, vaata seda ja see on sinu maailm, aga nemad võtsid meid nii nädalasisestele palvekoosolekutele kaasa, kus üks naljakas seik oli, olemegi päeva õhtuks, kui on piiblitund kell 7 hakkab ja kell 9:30 lõppeb, olen väsinud. Ja see aeg alati palvetati põlvedel ja mina jäin põlvitades magama ja ema ei äratanud mind üles. Ja siis teised, kui olid juba uksest välja minemas, öeldi, et Etel, miks sa nii kaua palvetad? Aga ma olin väga pikalt juba põlvedel maganud ja siis ma mäletan seda piinlikkuse tunnet, aga tegelikult on see armas, et emal-isal oli aega, nii palju aega, et panna meid alati pühapäeva või kirikuriidesse või igale poole, kus kaasa 6 last panna riidesse, pesta puhtaks ja võtta kaasa, mitte öelda, et istuge kodus. Ja ma arvan, et see kaasamine, et meie elus samamoodi, et me oma lapsi, oma lapselapsi, oma töökaaslasi kaasaksime oma ellu ja see on armastuse väljendus, see on väljendus sellest, et me hoolime, me tahame olla koos, et see on üks see osa siis, mis on nagu tee rajamiseks, et oleme koos, läheme koos. Jumal ei ole loonud meid üksikule saarele üksi elama. Jah. Koit tahab öelda. Jah, mul tuli, kui me, eks ole, oleme kõik ka ise mingil määral teerajajad, siis mul jäi kohe nagu tuli südamesse see, et kui oluline on käia koos Jumalaga ja seda rada nii-öelda tallata koos Jumalaga, sest kui me ei tee seda, me teeme mingit oma asja, siis me võime lõppeda ummikus ja tupikus ja kui teised inimesed sinna tulevad järgi, siis meie tegelikult natuke vastutame selle eest ja Jumal meile armuline, et nähkem seda tee tegemist, tee rajamist oma elus kogu elu keskselt. Mitte ainult pühapäeva, mitte ainult koguduse, vaid kogu oma elu keskselt. Olgu selleks tööalased väljakutsed, olgu selleks suhted naabritega, olgu selleks see, kus sa elad. Et me oleksime need teede sillutajad. Ja lõpuks ma tahan öelda, lootke issanda peale kõigest oma südamest ja ärge toetuge oma enesemõistusele. Õppige teda tundma kõikidel oma teedel. Siis ta teeb teie teerajad tasaseks. See oli õpetussõnad 3, 5 ja 6. Ja ma arvan, et me võiksime nüüd palvetada ja kui ma tohin paluda, et meie armsad Ridala koguduse pastorid, pastor ja pastori abi või abi ja pastor, mis iganes, abikaasad pastorid palvetavad ja õnnistavad ikkagi ka meie tänast osaduse lõppu. Suur Jumal, me täname sind, et sina oled loonud hingamise päeva. Sa oled loonud meile tänase päeva, kus me oleme saanud tulla kokku sinu palge ette üheskoos kogudusega, oma õdede-vendadega, sind otsivate südametega. Jeesus, me täname sind selle eest, et sinu püha vaimu vägi on see, kes meie südameid muudab ja puudutab. Sinu püha vaimu vägi on see, kes annab meile puhtaid ja uusi ja selgeid mõtteid, annab meile teed, nagu su sõna ütles, et sa oled meile siis teed teerajad tasaseks, kui me issand paneme sind oma eludes esikohale. Kui me mõõdame oma aega selle
sellega, et me ütleme, et issand, anna meile tark süda, et me oskaksime oma päevi õieti arvestada. See tähendab ka tunde ja minuteid, see, kus me istume ja kus me oleme, mida me vaatame, kellega me koos oma aega veedame. issand, me palume ka selleks uueks nädalaks, anna meile tarkust ja tunnetust. issand, et me ei istuks õelate teerajadel, et me ei istuks telekate taga ja veedaksime oma kallist aega ainult sellega, et vaadata, mis sealt tuleb ja söödaksime ennast valede asjadega. issand, sa oled loonud meid sellised, et kui meie vaim on täidetud sinuga, siis me hõiskame, siis meie vaim hõiskab. Jeesus, ma palun, et õnnista seda linna ja selle linna kogudusi. Jeesus, ka seda kogudust siin, Talvit ja Allanit ja nende pered, kes kõik teenivad siin kaasa. Jeesus, igat õde ja venda, kes on öelnud, siin ma olen, issand, tarvita mind selles paigas. Kõikide nende kasuks, kellega sina, issand, mind kokku juhatad läbi elu, sest me ei tea, kaua meil päevi on. Aga issand, tänu sulle, et sa kuuled meie palvet, kui me ütleme, õpeta meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame, et me jõuaksime pärale, issand, sinna, kus sina meid ees ootad. Jeesus, me tõesti täname sind, et sa tulid siia maailma ja ütlesid lihtsa asja, järgi mind. Ja tõesti, et me võime igal päeval oma teedel käia just selliselt, et Jeesus, sina oled selle tee meie jaoks valmistanud. Me täname sind ja tõesti kiidame sind. Au ja kiitus olgu sinule igal päeval, kus iganes me oleme ja viibime, sina oled meiega. Au ja kiitus olgu sulle. Aamen.